Minu ülesanne täna on ikkagi rääkida fookusega selle ehitusõiguse osas, ehitusõiguse andmise osas, eelkõige siis detailplaneeringutest ja projekteerimistingimustest. Minu kogemus selles valdkonnas on kuskil 1,5 aastat, mis me oleme Tallinna linnaplaneerimisametis siis seda valdkonda, kus ma olen seda valdkonda juhtinud ja seda valdkonda proovinud siis ümber kujundada. Ja praegu ka see valdkond on hästi suures muutuses, siis ka tegelikult ministeeriumi eestvedamisel, kus siis ka proovitakse leida igast viise, kuidas me tegelikult siis, see ei ole ilus sõna, aga tõhustame siis seda planeerimisprotsessi, sest juba teada, et Tallinna puhul siis need planeeringute tegemine võtab väga-väga palju aega. Ja võib-olla see esimene küsimus, millest ma tahan täna alustada, ongi see, et miks siis üldse meil planeerida on nagu vaja, et me oleme praegu ühiskondlikult väga palju selles debatis, et planeerimine on kuidagi nagu ühele seltskonnale, näiteks ettevõtjatele pigem nagu selline pidur, mis takistab majanduse arengut. Teiselt poolt oleme meil ühiskonnas siis kogu kaasamisprotsessidega sinnamaale jõudnud, kus meil on võib-olla väga raske üleüldse selgitada, miks mingi muutus ühiskonnas peaks toimuma või ehitatud keskkonnas, et tundub, et alati on nagu rohkem sellist valulist vastureaktsiooni, kus me ei tahagi, et midagi keskkonnas muutuks, eks ju. Ja kohati on see ka selline organiseeritud tegevus. Nii et võib-olla see esimene küsimus on, et miks seda üldse vaja on. Ma ei tea ka, kui palju te olete nüüd täna, teile ütles, et te olete bürokraatiaks häälestatud. Et kas te olete sellisele täitsa üldisele küsimusele nagu vastata, et miks me üldse peame midagi planeerima. Aga kindlasti on detailplaneeringute puhul, see on see üks selline planeerimistasand, mis juba inimesele või tavakodanikule suht lähedale jõuab. Et kui ta võib-olla üldplaneeringu tasandist või veel kõrgemast tasandist nagu väga kas ei kuule midagi või siis ei oska väga suhestada ennast selle ruumivisiooniga, sest see on kuskil kauges tulevikus, siis nagu see detailplaneeringu tegevus, ta on ikkagi lähiaastate ehitustegevuse jaoks ja ta on nagu lähemal või vähemalt nagu arusaadavam peaks olema, puudutama lähemalt, muutuma konkreetsemaks. Et miks seda kõike vaja on? Miks on vaja neid kõiki pabereid vahetada ja nii edasi? No, kas keegi tahab pakkuda? Või katsite te tänase teema? Teate kõik? Suuremat visiooni ellu. Suuremat visiooni ellu. Veel? Kõigil hea oleks. Kõigil hea oleks. Vältida edasi siit tülisid ja eskaleerumist. Kokkulepe, eks ju? Jah? Veel pakkumisi? Ja, olen mõelnud, et detailplaneering on nagu manifestatsioon tulevikuks. Nii, aitäh, väga hea kogum vastuseid. Ma arvan, et me oleme enam-vähem kõik nurgad täis saanud nurkade mängus. Nii, ma panen siia ette ka. Nii, kokkulepe on meil olemas, see on nagu punkt 2. Siin on nagu nii kokkuleppe komponent kui ka see, et me lepime kokku siis sellest tuleviku nägemuses ühtselt. Et me võib-olla kõik ei ole nõus selle nägemusega kohe, et seal on alati see tasakaalustamise moment, et me ei saa nii, et on mingi win-win-win-win-win situatsioon, et see kokkulepe tavaliselt lõpeb ikkagi sellega, et on mingi arusaam, et mida igaüks saab ja mis põhjustel ja võib-olla me ei saa oma siis seda maksimaalset unistust, aga me saame ainult aru, miks nii läks, eks ju. Ja siis seesama tulevikuvisioon ja siis ka see küsimus ikkagi sellest piirangutest teadlik olemisest, eks ju. Et need nõuded, see keskkonnaga arvestamine, piirangutega arvestamine, mitte et me peaks nüüd hakkama nagu tulevikku planeerima või ruumi planeerima läbi piirangute, eks ju, et see ei ole see mõte, aga mõte on ikkagi ka selles, et me saame aru, mis siis sinna keskkonda nagu sobib või ei sobi või mis on võimalik ja mis ei ole võimalik, eks ju. Ja et siin on nagu see praktiline osa ka, et on see visioneerimise pool ja ühise kokkuleppe pool, aga ka selline praktiline küsimus nagu sellest, et mis meil vaja on ja mis sinna üldse mahub ja mis sinna lubatud on, et me need küsimused juba käime ka läbi. Ja mis on võib-olla erinev natukene sellisest strateegilise planeerimise tasandist, kus sul tõesti võib-olla sellele visioonile on veel suurem nagu roll. Võrreldes, ma ei tea, praegu tehakse üleriigilist planeeringut, seal me ei pea, nagu me ei sea sellega kitsendusi maaomanikule, siis me võime suht vabalt, eks ju, mingis mõttes toimetada nagu selle osas, et võib-olla mingeid piiranguid on vähem, samal ajal ikkagi Eestimaa on ka piiratud ruum, piiratud konteiner, kuhu erinevad huvitavad ära mahtuma, nii et see planeerimise väljakutse on ikkagi sama.
Nüüd siin ka üks skeem selle sama asja kohta, et millest mina siis nagu täna räägin või kuhu mina oma igapäevatöös pean keskenduma ja ma näen siin saalis juba ka, et on inimesi kindlasti, kes sellega igapäevatöös kas rohkem kokku puutuvad või on igapäevatöös sellega väga lähedalt kokku puutunud, et kindlasti mina ei ole siin number 1 ekspert, siin on kindlasti teie igapäeva või praeguses töökogemuses, eelmises töökogemuses väga praktilisi, palju täpsevaid kogemusi kui minul on. Aga ma annan siis nagu sellise ülevaate sellest, mida mina hetkel oma 1,5 aasta jooksul siis näinud olen. Aga nüüd see hierarhia, jah, et meil on siin üleriigiline planeering, maakonna planeering, üldplaneering, mis on siis esimene selline KOV-i tasand, kohaliku omavalitsuse tasand, maakonna planeering, meil enam ei ole maakondi tegelikult, eks ju. Aga mis siin seda võiks tõlgendada on see, et planeering, mis puudutab erinevate kohalike omavalitsuste kokkupuutepunkte temaatiliselt. Kas seal on mitu kohalikku omavalitsust koos või mingid teemad koos, mis neid ühendavad, näiteks ühistransport või energeetika või mingi muu. Et ta igal juhul nagu liidab neid kokku mingisuguse teema alusel ja siis on juba kohaliku omavalitsuse tasand üldplaneering ja siit me hakkame siis hargnema sinna ehitusõigusesse. Ja kui meil see üldplaneering on tõesti siis selline 10-20 aastat tulevikku, ja tavaliselt nende suuremate planeeringuprotsesside puhul ta kipub olema nii, et me kuskil 10 või 15 aasta pärast teeme selle uue planeeringu, siis nüüd detailplaneering seaduse järgi meil peaks olema see lähiaastate ehitustegevus, see on nüüd natuke tõlgendamise küsimus, mis see päriselt siis tähendab. Et kui me otsustame, et see on +5 aastat, kas me siis seame omale ka vaimselt väga selge piiri, et me nüüd tegeleme +5 aastaga. Samal ajal meil Eesti seadusandlus ka praegu nad ei aegu otsused, eks ju. Nad on nagu igavesest ajast igavesti, aga 5 aastat. Nüüd on hetkel uus seaduse muudatus, mis siis paneks 7 aasta peale selle piiri. Aga jällegi selline ajaperspektiiv planeerimises suhteliselt oluline, et mis me siis tähendame, et lähiaastate ehitustegevus ja mis teemasid me siis peaks käsitlema ja ei peaks seal käsitlema. Ja siis meil on ka projekteerimistingimused, millest me räägime nagu hiljem, aga praegu on väga oluline nagu see debati moment, kuna mõlemad annavad ehitusõigust, et kumba siis vaja on. Ja see on ka põhiline küsimus, millega meie juurde tullakse, et kumba siis nagu vaja on, kumba ma saan, milline nendest formaatidest laseb mul teha seda, mis ma sooviksin teha, sest ega keegi ei taha teha planeeringut, kõik tahavad ju teostada mingit oma unistust, kas see on äriplaan, see on mingi muu plaan, või igal juhul tulemuseks on mingisugune uus keskkond, eks ju. Mõte ei ole selles, et ma tahan nagu menetleda midagi, eks ju, teiega koos, aga luua mingit keskkonda, aga siin on kindlasti ka väga seaduse järgi väga erinevad ajaperspektiivid, ehk siis projekteerimistingimused ajaperspektiivis peaks olema midagi, mis sa 2 kuuga ära teed. Ehk siis see probleemide hulk, millega sa siin tegeled ja mis vajavad lahendust. See peaks ka selle ajaperspektiiviga arvestama. Ehk sa ei tohiks siin võtta omale sihukest ampsu ette, kus sa lähed nii-öelda džunglisse matšeetega ja ei välju sealt 2 kuuga. Ja teine mure ka selles, et projekteerimistingimustega Tallinnas ka on ikkagi see avalikustamise protsess seal juures. Kui me võtame selle avalikustamise protsessi, siis see ka tähendab ikkagi sellist vähemalt 3 nädala ajakulu, eks ju, et sellega tuleb veel ka arvestada. Siis ja kui keegi naaber või keegi veel kellegiga on ikkagi arutada vaja ja on lisaküsimused, ma ei nimeta vaidlused, kui veel vaidlused on eraldi teema, aga et siis me tegelikult ka väljume juba sellest 2 kuu raamist, eks ju. Ja siis teine variant on siis detailplaneering, planeeringu seaduse järgi ka, kus me siis teeme ala terviklahenduse. Ja sellel on siis seadusjärgne tähtaeg 3 aastat. Siin on erinevad arutelud hetkel õhus, kas see peaks olema nagu vähem või rohkem, aga igal juhul 3 aastat on see seadusjärgne tähtaeg. Meil on siis Tallinna süsteemis ajalooliselt ka oluliselt neid pikemalt olnud, eks ju. Aga see pikkus on ka väga palju tulnud. Põhjuseid on väga erinevaid, aga väga palju sellest pikkusest on ka tulnud lihtsalt selleks, et kui protsessid jäävad venima, siis need ei lõpetata vahepeal ära. Ehk siis meil planeeringu menetluste lõpetamine on iseenesest suhteliselt keeruline protsess juriidiliselt ka. Ja siis on sageli väga palju planeeringuid lihtsalt jäänud niimoodi seisma. Mõlemapoolselt, eks ju. Et kas linnal on mingisugune segadus tekkinud, et ei ole kindel, mis sinna kohta peaks tulema,
aga väga-väga sageli on see ka ikkagi sellesama huvitatud isiku näiteks arendaja huvi, et tema ärihuvi näiteks muutub, ta hetkel ei teagi, mis ta sinna tahab teha. Ja meil Eesti kultuuris on olnud ka siis see maa väärindamise traditsioon, et ma teen lihtsalt TP selleks, et oma kinnisvara väärtust tõsta. Ehk siis huvitatud isikul isegi, tal ei ole isegi, tal vahet pole, mis sinna tuleb peaasi, et ta saab oma kinnisvara väärtust tõsta. Ehk siis, kui sellised olukorrad nagu muutuvad, siis vahepeal huvi raugebki, eks ju, ja siis ta jääb sinna nagu seisma ja see mõjutab seda menetlusaega, eks ju. Aga see mõte on lihtsalt ka siis see ajaperspektiiv, et palju see aega võtab, aga ka just sisu mõttes, et see ajaperspektiiv annab ka aimu sellest, et kui keerukas see olukord peaks siis olema, mida sa lahendama hakkad. Sest sa detailplaneeringuga selgelt lahendad siis ikkagi mitme tervikliku ala ruumilise põhimõttelise lahenduse ja projekteerimistingimustes üldiselt lähtud ikkagi sellest, et sul on nagu üks grunt, suhteliselt välja kujunenud keskkond, mille analüüsimise põhjal sa saad aru, mis sinna tühja auku peaks tulema, mis selle nagu maksimum, miinimum mõõdud enam-vähem peaks olema, eks ju. Et sa saad tõesti selle analüüsi oma selle 2 kuu perspektiiviga valmis, kooskõlastatud kirja, naabritiga läbi arutatud välja, eks ju. Kui sul läheb see asi keerulisemaks, et sa pead hakkama seal veel ligipääsude ja erinevate gruntidega ja väga nagu keeruline maailm, siis detailplaneering. Nii, siis detailplaneeringu olemus. Siin ma võtaksin siis selle teema niimoodi kokku, et meil on siis, eks ju, ma ei hakka seda läbi nämmutama, aga ütleme siis ehitusõigus, siis on meil see üldplaneeringu elluviimine teemaks, ehk siis me viime seda üldplaneeringu nägemust selle kaudu ellu ja see peaks toimuma läbi siis üldplaneeringu tõlgendamise. See on võib-olla kõige suurem väljakutse just selle osas, et olenevalt kohalikust omavalitsusest, kui täpne ja värske on sinu üldplaneering. Meil on peale haldusreformi siis ka värskelt erinevaid üldplaneeringuid tehtud. Kohalikes omavalitsus mitte kõik nendest ei ole nagu valminud. Ja võib-olla siin saalis keegi teab ka peast, kaugel me selle protsessiga oleme praeguseks. Iivika, sa tead või? Mingi hetk aasta alusse sellist 31 planeeringut kehtestatud. Et meil on 80 siis omavalitsust, osad ka ei uuendanud, meil oli ka need, kes peale haldusreformi lasid selle vanaga edasi, eks ju, kellel piirid ei muutunud ja kellel oligi, ma tean peast näiteks Kohtla-Järve, ma ei tea, mis aastast neil see planeering on, eks ju. Ja Tallinna puhul on pigem see väljakutse, et mis üldplaneeringust me siis räägime täpselt, eks ju, et meil on väga vana üldplaneering, Tallinna üldplaneering siis aastast 2001, mis ausalt öelda viimasel ajal mulle tundub, et arvestades see planeeringu vanust on ikka täitsa hea planeering. Ta jätkuvalt üllatab meid nagu mõni, üldiselt ka positiivselt. Tema suurim miinus on just see, et sa ei saa neid projekteerimistingimusi väga hästi välja anda, sest selle osas on väga udune. Aga mis me siis Tallinnas veel toimub, ongi lihtsalt see, et seal on tekinud siuke erinevate planeeringute sigri-migri, et meil on linnaosade planeeringud, kõikidel linnaosadel ei ole oma planeeringuid, osad linnaosade planeeringud on juba praegu vananenud, nii et meile tundub, et linnastrateegiaga kooskõlas olla, me peaks seal midagi muud tegema. Ja siis on meil need alad, kus ei ole üldplaneeringuid üldse peal, nagu praegu Põhja-Tallinn ja Kesklinn. Ja siis on veel meil näiteks kõrghoonete teemaplaneeringud või siuksed nagu valdkondlikud. Ehk siis kui see väljakutse on, siin on just selles tõlgendamises, eks ju. Et see ideaalne süsteem, mida me siin maailmas näeme, eks ju, on see, et sul on planeerimisseaduses ka ideaalne hierarhia ja see kõik ilusti rongina liigub ja iga tasand annab järgmisele sisendit ja kõik saavad lõpuks aru, mida sa saad detailplaneeringuga, mitu korrust, mis on roheala protsent, mis on täpselt, see on kõik kirjas ilusti, see on kõik kokku lepitud inimestega, see kõik realiseerub ühel ajal. Ja siis on projekteerimistingimused, need on ka kõik on selge, eks ju, aga siis praktikas me tähendab see, et kõik see ajaliselt on nagu tohutult suurtes nihetes, nii et sa pead kogu aeg toimetama oma peas erinevate kihtide vahel, 20 aastat minevikku, 20 aastat tulevikku, siis sõidad seal vahel kogu aeg eskalaatoriga ja arusaadavalt see siis on ka meie
nende huvitatud isikute jaoks, kes siis neid proovivad lihtsalt kodanikena aru saada, et mida ma siis saan seal maa peal teha. Ongi väga keeruline olukord, et sa tahaks, et see muutuks lihtsamaks. Meie igapäevane töö on ka nii protsessi lihtsustada, kui need alusdokumentidesse selgust luua. Aga praktikas see on niisugune olukord, kus väljakutse, et kuidas sa siis teed selle üheselt selgeks, ilusti ka ära põhjendad, et mida sa siis selle detailplaneeringuga ehitusõiguse osas saad, mis need lähtetingimused kas või on algatamiseks. Ja kui sa arvad, et see ei ole enam see, mis on näiteks linnaosa planeeringus, kuidas sa seda põhjendad? Et me näiteks nüüd tahame rohkem roheala või et meil on nüüd, kuidas see väljendan, mitmekesine eluaseme tüpoloogiat seal piirkonnas vajalikud. Mis tähendab siis seda, et me ei taha enam 9 korruselist kuubikut, aga me tahaks midagi muud, eks ju. Et sellised siis vahendamise väljakutsed. Nii, terviklahendus ja tuleviku nägemus ja seesama lähiaastate küsimus siin ka, eks ju. Ma ei hakka seda üle rääkima teile, mis, siin on selles mõttes, ma olen võtnud aluseks ehituskiidi, kuhu me täiendasime just siis planeerimisgiidi osa, just selleks, et inimkeeli selgitadagi, mis need planeerimise erinevad osad ja astmed täpselt tähendavad, et sellest oleks tavainimesel, kes tuleb, proovibki aru saada, kuidas ma näiteks maja saan ehitada, eks ju, kuskile kohta või mis krundi ma peaks omale ostma. Ja mis ma peaks enne välja uurima, kui ma nagu notarisse lähen. Kuidas ta saaks nagu lihtsalt sellest aru, nii et ma ei hakka seda iseenesest nagu siis ümber selgitama. Aga jah, et ütleme niimoodi, et projekteerimistingimuste puhul on siis oluline just see, et seal oleks olemasolev kontekst olemas ja siis muus osas üldiselt meil Tallinna kontekstis ja ka väga paljude teiste omavalitsuste perspektiivis, kui ei ole see projekteerimistingimuste ala nagu spetsiifiliselt määratud, siis üldiselt see reegel on ikkagi alati seda detailplaneeringut teha. Ja kui me ka soovime niisugust suuremat juurdeehituse mahtu, siis samamoodi detailplaneeringut teha. Ja siis on veel selline huvitav moment nagu see oluline avalik huvi või oluline mõju, eks ju, mis on ka selline kaalutlusotsus, et see on ka planeeringute tegemise selline eripära, ma ei tea, palju teist on nagu planeerijad otseselt, aga seal on väga palju jäetud ka seda kaalumise küsimust, eks ju, et kui sa peadki põhjendama, et sul ei ole mingi juhend otseselt ees, sest kõik on kontekstipõhine, krundipõhine, selle ruumilise situatsiooni põhine, kus sa pead mingis mõttes alati eraldi siis selle põhjenduse looma selle konkreetse koha põhjal. Nii, meil on seal päikesejänku näide, mis on siis, kuidas see asi välja näeb praktikas. Meil on siin üks Tallinna lasteaed, on miljööväärtuslikus piirkonnas, üldplaneering on siin see Tallinna 2001. aasta üldplaneering, nagu näha, siin on lihtsalt sellised värvilaigud, mida sa saad tõlgendada, see joon on selline, ta ei jooksenud mööda sul katastri piiri, eks ju. Siis on miljööalade teemaplaneering, mis paneb teatud mahud paika, seda vaatad nagu järgmisena, teatud tingimused paned paika. Ja siin on siis olukord selles, et meil on vana olemasolev lasteaed, mis on suhteliselt amortiseerunud ja linn soovib siis sinna natukene suurema lasteaia ehitada, aga see küsimus ei ole isegi suuruses, vaid pigem selles kaasajastamises kaasaegsetele nõuetele. Ja siin oli ka väga pikk siis nagu arutelu selle puhul, et kas me peaksime siin renoveerima või uue tegema või ja ka nagu mõju siis linnaeelarvele ja mõju sellele, et kui palju me siis renoveerimisega lõpuks sellest majast suudame alles jätta üldse, eks ju, sest stalinistlikesse majadesse neid kaasaegseid ventilatsiooniseadmeid ja kõike seda on väga keeruline mahutada, aga see on juba detailne jutt. Point siis selles, et siin on siis näide näiteks sellest algatamisest, et kui me siia nüüd kavandame siis uut hoonet, et millised need algatamise tingimused ja põhjendused siis ühel detailplaneeringul on ja praegu siis on see linna koostatav planeering. Siin üks teine näide siis sellisest lihtsamast ühe kinnistupõhisest detailplaneeringust. Siin on siis oja ja ojaveekaitsevöönd see põhjus peamine, miks seda planeeringut vaja on. Võib-olla need on need debatid, mis meil hetkel ministeeriumiga on, et kas sellistes olukordades võib-olla me peaks menetlema detailplaneeringut või saaks tulevikus kuidagi lihtsamalt. Ja siin on nüüd selline keerulisem suurem planeeringuala,
Harku järve ääres, kus on siis näha plejaad meie igapäevaseid muresid, et siin on siia moodustatakse kaitseala kõrvale, samal ajal see ikkagi jääb üheks selliseks alaks, üheks viimaseks, kus meil planeering kehtestati. Siin on väga suur mürafoon, mis tähendab, et siin on meil ainult ärihooned erinevad vastavalt müramodelleeringule ja siin on siis erinevad eluhooned. Siin on natuke oma aja laps, et siin need eluhooned on niisugune maa-alune poolkorrus, kus on parkimine ära lahendatud. Praegu me ikkagi soovime siin elukeskkonna kvaliteedi mõttes maaga ühendatud haljastust üha rohkem. Aga siis siin on vähemalt plussina siis need sellised erinevad rohevõrgustikud ja rohealad siin majade vahel, mis selle olukorra teevad nagu natukene paremaks. Aga see pilt ilusti näitab ka seda, et see planeeringute loetavus ja arusaadavus ja jällegi ma jõuan sinna kaasamise teemasse on kindlasti üks hästi suur väljakutse. Et kuidas sa saad sellest aru, mida siis sinna ikkagi planeeritakse. Meil nüüd aprilli lõpust, eks ju, need planeeringud, mis ei ole üldplaneeringut muutev, algatab küll linnaplaneerimise amet, aga muus osas ikkagi kõik muud planeeringu otsused, kui sa lähed ka ikkagi poliitilise tasandile, rääkimata kodanike tasandist, siis küsitakse väga-väga palju detailseid küsimusi ja proovitakse aru saada, mis seal ikkagi siis tegema hakatakse, eks ju. Ja see on see väljakutse, et kuidas sa seda siin ette kujutad, ilma et sa läheks liigsesse detaili, et sa suudad selle ära põhjendada, et me nüüd siin lahendame neid küsimusi, sest need on detailplaneeringu küsimused, aga me ei hakka aiaauguga tegelema praegu. Me tegeleme nagu selle üldise põhimõtetega, mitte aiaauguga ja see on mõnikord väljakutse, samamoodi elanike osas, et kuidas nad saavad aru nendest visuaalidest või illustratsioonidest, meil on see põhijoonis, muidugi me tahame 3D mudeleid teha, aga me räägime ju mahtudest. Ja siis on, me teame ka kõik sotsiaalmeediast neid, et kus pannakse see kuubik, kõige tuntum oli Estonia juurde ehitis, eks ju. Mul on endal siin ka üks kuubiku pilt, ma vaatan kohe, kus seal nii USA planeering, kuubik, eks ju. Seda me hakkame arhitektuurivõistlusega siis, või sinna ei tule võistlust, aga tuleb kavandite valik, eks ju, täpsustama, aga et sa tavainimesena vaatad seda mõtet, et siuke asi tulebki või. Ja et kuidas sa siis selgitad seda? Ja see on, ma arvan, meil lähiaastate väga oluline väljakutse, rääkimata ka sellest, et mitte on selgitamine, ka see avalikkuse kaasamine ja see protsess üleüldse. Sest sinna läheb praegu väga palju ressurssi, see on mingis mõttes ka mina näen võib-olla üks kõige olulisemaid osasid ju planeeringu menetluses, et me ikkagi seda kokkulepet ja kaasamist teeme ja inimesed saavad aru, mis nende elukeskkond muutub ja toimub. Aga kuidas seda nagu normaalselt teha, nii et ametnikud ei ole frustreerunud sellest kirjavahetusest ja et kodanikud ei ole frustreerunud sellest, et nad peavad nagu tõlgendama mingit siukest asja, eks ju. Et see on nagu, mina arvan, üks selline oluline teema, millega tegeleda, palju ma kulutan aega olen. Läbi, on läbi, jah. No nii, siis tõmbame kokku. Vaatan veel. See ongi üks kõige olulisemaid, võib-olla siis see kaasamine, arhitektuurivõistlused, et kaasamisest ma rääkisin ja siis veel selle kvaliteetse elukeskkonna tingimuste tagamisest. Teil oli vist see ettekanne täna ära, kus sellest tööriistakastist räägiti, eks ju. Ja meie ka siis omalt poolt see tööriistakasti eel, siis me proovime teha oma erinevaid siis juhendeid ja kaardirakendusi, millega me saame siis põhjendada neid erinevaid mõjusid teatud piirkondades, et kuhu me mida soovime selleks, et seda elukeskkonna kvaliteeti suurendada. Meil on seal näiteks see rohefaktori rakendus, mis tegelebki konkreetselt siis sellega, milline see haljastuse kvaliteet on, palju meil maaga ühendatud haljastust vaja on, kui kliimakindel meil see lahendus on, eks ju. Siis on meil kortermajade hea tava, mis paneb paika nagu sellise peamise reeglistiku selle osas, et mida me mõtleme siis kvaliteetse kaasaegse kortermaja all, näiteks meil on need rattaruumid, et meil on korteritel rõdud, siuksed asjad, mis mingis mõttes arvad, et on nagu baashügieen, aga ei ole. Ja praegu on hästi kuum debatt ka selle osas eluasemete kättesaadavuseks just selles mõttes, et kas me tänapäevased nõuded kuidagi nendel kortermajadel on liiga suureks paisunud, et me hirmus kalliks nad teeme. Üks suur kallis komponent on siis see parkimise küsimus, millest ma täna natukene ka läksin, aga see näiteks on üks oluline hinnastamise
moment. Ja siis meil on võistluste komponent kindlasti, mis siis on Eesti puhul traditsiooniline viis, ma ütleks juba praeguseks, siis seda elukeskkonna kvaliteeti suurendada, et on arendajate võistlused ja suured arendajad minu meelest on ka sellega kõik väga kenasti kaasa tulnud ja harjunud ja eeldavadki vähemalt Tallinna kontekstis, et võistlused on nagu normaalsus. Seal ongi muidugi küsimus, et kas meil on planeeringuala võistlus, et parim lahendus saada või juba see hoonevõistlus, aga seal ma näen, et arendajad ise ka tahavad oma, ütleme siis selle kohta toodet teha nagu huvitavaks, oluliseks, konkureerimisvõimeliseks, nii et nad üldiselt ka ise soovivad seda teha, nii et meil on siis Tallinnas nagu kahte moodi võistlusi, ühelt poolt nii ala suuruse mõttes, et planeeringuvõistlused, arhitektuurivõistlused, aga siis samamoodi ka on arendajate võistlused, kus me siis teeme neile, osaleme lähtetingimuste ülevaatamisel, osaleme ka žüriitöös, aga nemad korraldavad või siis korraldavad koostöös Arhitektide Liiduga, aga Arhitektide Liit ei ukse ka kõike korraldada. Ja siis on linna enda arhitektuurivõistlused, mis on siis linna avalikele hoonetele, nagu näiteks lasteaed, mida ma näitasin, siis sellele tuleb samamoodi siis linna enda võistlus.